Nii, tervist või tere hommikust ka minu poolt. Ettevõttest Kobras, nagu sisse juhatati, mina olen Erki Kõnd, minu nimi ja katsun teile rääkida siis meie niisugusest igapäeva elust, milliselt me andmeid kogume, miks me neid kogume, mille jaoks kasutame ja siis ka seda, kuidas siis see on seotud kaardirakenduste ja erinevate teiste kasutuskohtadega. Nüüd kaks sõna ettevõttest Kobras, et asutatud 90. aastal, kasvanud välja siis endise riigikorra struktuuridest, kus siis maaparandusprojekti töötajad lõid siis alguses kooperatiivide loomise ajastul väikeettevõtte, mis siis kasvas aktsiaseltsiks 90. alguses. Ja 90-ndatel võis vist küll öelda, et kasutades Niinametsa sõnu, et olid need maakaardiväärlased või paberimajanduse kummardajad, et esimese arvuti tulekuni jäi veel palju aastaid aega ja kogu andmete kogumine, mis ju tegelikult oli samamoodi vajalik, nagu tänagi, ja kaardimaterjali töötlus toimus siis paberil. Et täna me ei kujuta kindlasti keegi ette, et meil peaks olema ükstapuha mis koosluses eraldi joonestajad, kes tegelevad puhtalt sellega, kuidas info, mis siis projekteerija, planeerija on valmis mõelnud, jõuaks ilusal vormistatud standardkirjaga tekstil sinna A0 paberile, aga nendel aastatel oli see väga suur osa tööst ja mis siis venitas kõik võimalikud tööajad võrreldes tänasega kindlasti kordades. Täna siis meil 32 erinevat spetsialisti, niimoodi väga laia amploaaga võiks öelda, ja katsusin kuidagi ära mahutada siia need valdkonnad, millega me tegeleme. Et siis alates kõige lihtsamast geodeetilise info kogumisest, erinevatel meetoditel, sealt edasi siis projekteerimise juurde, mis oli võib-olla ettevõtte algusaastatel üks peamisi valdkondi, millega me tegelesime. Projekteerimisest peaasjalikult tegeleme keskkonnaobjektide projekteerimisega, vesiehitiste projekteerimisega, kuivenduse, niisutuse, muu sellise teemaga. Siis planeeringud, alustades kõige väiksemast eraisikute aedade kujundusprojektidest, liikudes edasi siis avalike alade kujundusteni, sealt detailplaneeringuteni, üldplaneeringuteni, eriplaneeringuteni, et kogu see planeerimise ampluaa ja selle kõrval siis keskkonna poole teemad, alates keskkonnalubade koostamisest, taotlemisest, keskkonnamõju eelhinnangutest, keskkonnamõju hindamistest, strateegilistest hindamistest ja veel omakorda sinna juurde üldgeoloogia poole, karjääride lubade taotlustest kuni karjääride korrastamisprojektideni. Et see on ülikiiresti kokkuvõttes kogu see valdkond, et kõik, mis on keskkonnaga seotud. Nüüd andmete kogumisest, et kuna see teemade pool on meil sedavõrd laialivalguv mõnes mõttes, siis ei ole mõtet kasutada liiga detailseid andmeid. Ükski geodet ei lähe mõtma üldplaneeringu jaoks, eks me ei kasuta projektide all mingisuguseid üldiseid andmeid. Siis geodeesiaseks tavapärased geodeetilised töövahendid, tahomeetrid, GNS-seadmed, droonid ja viimasena, mida võib-olla natuke tooks esile, et soetasime just sisevette batomeetriliste kaartide tegemiseks sonari, mille kasutamist alles siis juurutame, et selle abil tahaks siis parandada kõikide nii vooluveekogude kui siis ka järvede kaardistamise võimalusi.
Et kui muidu geodeedi töö tavaliselt kujutatakse ette kuskil betoonil või asfaldil, siis meie geodeedi töö reeglina näeb ette või selliseid igapäevaseid rännakuid kuhugi poolenisti vee alla. Kuna vesiehitiste projekteerimisega tegeleme ja veega, siis tuleb kuidagi see info sealt vee alt ka kätte saada. Et vaheldusrikas on see neil kindlasti. See alumine koopapilt, et see ei ole kuskilt lõunariikidest mingi äge koobas, vaid Victoria bastioni rekonstrueerimisel Narvas siis oli ka need maa-alused käigud vajalik ära mõõta, mis on aastakümneid ja kümneid olnud siis vee all, aga ekstra nad pumbati tühjaks ja oli vaja siis aru saada, et kuhu nad ligikaudugi välja jõuavad, et nad jõuavad otsapidi Narva jõe alla ja asuvad allpool Narva jõe veepinda. Nüüd teist liiki andmed siis, või mitte teist liiki, vaid teise täpsusega, teisel eesmärgil kogume tänapäevaste niisugustele sellist lihtsamate vahendite, tahvelarvutid, mobiiltelefonid, käsi-GPS-id ja väga hästi on täna neid väga kiire, igal töötajal on see taskus ja väga hea vahend. Nüüd kõiki selle erinevate infohulkade, erinevate liiki projektide, tööde kokkupanekuks, käsitlemiseks on väga palju erinevaid, on siis kaardi- või projekteerimistarkvarad, siis ka andmehoidmise vajadused, need on kõik tingitud, et miks me ei hoia andmeid ühes kohas, erinevad suured projektid hoiavad oma andmeid erinevates kohtades, et Rail Baltic täna meil kasutab Trimbli keskkonda, sealt väga paljud haldevõtjad kasutavad Dropboxi, et sa võid oma asju nagu SharePointis ise kasutada, aga sa pead kaasa minema siis nende peadevõtjate nõuetega. Ja QGIS-i teemad järjest vähenevad, ArcGIS on meil neid seal üle võtnud, et see pool on järjest vähenev. Nüüd ArcGIS-ini jõudes, et ennem 2019. aastat meie seda ei kasutanud, kombineerisime siis Autodeski platvormi erinevaid tooteid ja kui ruumiandmete töötlemisel vaja oli siis QGIS-i. 19. aastast siis seoses üldplaneeringutena niisuguse laialdasema tööhulga suurenemisega hakkasime kasutama siis ArcGIS-i platvormi alguses küll pealiskaudselt, et kogu selle töö tegi praktiliselt üks inimene kartograafi rollis, täitis seda ülesannet, mis talle ette anti. Mingit tööd andmebaasi kui sellisega praktiliselt ei tehtud. Selleni siis selleks, et areneda, peab kõigepealt aru saama, et kuhu suunas on vaja areneda. 23. aastaks olime enam sellest hakanud ise aru saama ja siis võtsime ESRi tooted siis nagu laialdasemalt kasutusele ja sellest aastast siis nüüd liigume Enterprise siis süsteemi põhiseks. Et rääkides siis, et milleks või kuidas üldse, siis me ArcGIS-i kasutame kõikvõimalikud üldplaneeringud, eriplaneeringud, hästi populaarsed tuulikute eriplaneeringud, eks, et kõik siis presenteeritakse, eks, avalikel kaardirakendustel, ükstapuha millises Eesti otsas või kui väike või suur see omavalitsus on. Aga detailsemalt ühest üldplaneeringust tegemist on Viimsi üldplaneeringuga, kus siis tellijal oli terve rida siis võib-olla täiendavaid soove või mõtteid, mida tuleks rakendada või kasutada. Ja see on siis näide avalikust kaardirakendusest, mis oli vajalik siis kohalikele elanikele ettepanekute tegemiseks. Ja nende soov või siis tellija soov oli, et mitte see ei oleks kasutatav ainult selle seadusest tuleneva perioodi jooksul, vaid praktiliselt kogu
protsessi vältel peab ükstapuha milline inimene saama esitada ettepanekuid. Need ettepanekutele tuleb vastata seal 3–5 päeva jooksul, kõik tuleb siis kategoriseerida ettepanekuid ja kõigil peab olema võimalikult vahetu kokkupuude selle nende üldplaneeringuga. Ja selleks siis lõime kõigepealt rakenduse, kus siis isikud, enne kui üldse see kuhugi üles läks või kui hakkas see tööprotsess pihta, isikud saavad siis sisestada seal samas üldplaneeringu kaardirakenduses oma ettepanekud, siduda need asukohaga, kategoriseerida kõigepealt selle, mis teemavaldkonda see läheb ja kindlasti siis lisada enda kontaktandmed ja edasi, mis siis tekitab omakorda probleeme veel isikuandmete küsimuses, et kus, mida ja kellele pärast töögrupis võib näidata või avalikult näidata. Et neid kihte või ligipääsu teemasid on tegelikult selles just kui lihtsas sisestamise aknas tekib palju, et kui hakata seda tegema, siis tekivad küsimused, mille on päris keeruline vastuseid algselt leida. Ja siit statistika ühe aasta perioodi pealt, et kus siis on näha selle kaardirakenduse kasutus, et need piigid üles on väga selgelt seotud mingisuguse avalikustamise perioodi mingi konkreetse sündmusega, et siis siin on näha, et nendel tihedamatel perioodil 300–400 siis kaardirakenduse külastust per päev on, eeldan, et ikkagi enamasti kohalikud sellele kaardirakenduselt teinud. Kui rääkida sellest, et palju siis ettepanekuid on kaardirakenduse kaudu esitatud või muul moel, siis see jaguneb umbes pooleks. Et pooled ettepanekud on tulnud kaardirakenduse kaudu, mida on seal suurusjärk 300–400 ja pooled siis on muul viisil vanamoelisemale e-kirja teel. Et mõned üksikud võib-olla ka seal paberil. Et pigem väga positiivne, et vähemasti pooled ettepanekud on tulnud väga selgelt kategoriseeritult juba sisse, seal on teemad küljes, kelle lauale see edasi liigub, nii edasi, et oluliselt kiiremini saab jõuda ka vastusteni. Lisaks siis selle avalikule vaatel on suletud vaade siis töögrupile, kus siis töögrupp saab kuvada praktiliselt kogu seda infot, mis selle poolsaare kohta või saarte kohta üldse on, teha otsuseid ja mil viisil see parem on, et oluliselt täpsem on nüüd see tulemus, aga oluliselt produktiivsem on see protsess selleni jõudmisel, et kui paberi peal koosolekulaudadel neid mõtteid vahetati töögruppides, siis võeti üks punane marker, sinine marker ja kollane marker, tõmmati selle joonega või selle markeriga, et siia hakkab minema kergliikluste või mida iganes muud, siis täna on võimalik vaadelda koheselt erinevaid kitsendusi töögrupi erinevatel liikmetel, kes on erineva taustaga, tekib kohe arusaam, miks midagi saab teha või ei saa teha. Ja väga positiivne on selle juures veel see, et kui see protsess võtab pikalt aega, kui see on kuu, siis mäletavad kõik, aga antud juhul on see siin 1,5 või 2 aastat, et keegi ei mäleta enam, kes mingisuguse ettepaneku tegi ja miks, siis koheselt digitaalselt sisestades saab jätta järgi jälje, kes seda sisestust tegi, kelle ettepanekul, mis kuupäeval ja mis sellega seoses läbi arutati. Ehk kui 1,5 aastat hiljem on kogu protsess pöördunud, mis on selliste üldplaneeringute puhul loogiline, saab tulla tagasi ja läbi mõelda uuesti, et miks mingisugune mõte siis minevikus sai tehtud, kes seda tegi, ei saa olla enam see, et ei, mina küll seda ei ole teinud, sest üldplaneering on mõnes mõttes poliitiline kokkulepe, kus siis ka kokkulepped kippuvad ununema. Et see annab võimaluse seda vältida. Nüüd võib-olla pahupool selle juures on, et minnakse liiga detailseks, liiga täpseks. Et kui me räägime üld- või eriplaneeringutest, siis need on niisugused
peaks olema üldised dokumendid. Siin töögrupi inimesed mõnikord piltlikult suumitakse nii kaugele sisse, et hakatakse juba vaatama ka torustike paiknemist ja kanalisatsioonikaeve. See ei ole üldplaneeringu eesmärk, et tuleb teha üldised kokkulepped, et see on niisugune liigne detailsus, mis sellega kaasas käib. Nüüd teistel teemadel, kus me siis Arkisi või Esri tooteid kasutame, et oleme integreerinud siis selle kasutust erinevate projekteerimistööde, välitööde jaoks siis peaasjalikult Fieldmapsiga. Siin siis üks näide projektalast suurust ligikaudu 2000 hektarit, kus siis oli 250 kilomeetrit kraave, mis kõik oli vajalik läbi käia. Varasemalt oleks see toimunud siis ülestähendused käsitsi paberile ja lisades siis lihtsalt punkt ja käsi GPS-iga salvestades see punkt ja pärast oleks see tulnud käsitsi omavahel siis kokku panna. Antud juhul on siis kasutada ainult Fieldmapsi, orienteerutud on ainult Fieldmapsi abil, on ta siis mets või raba või mis iganes lagekoht. Fotobaas on otse koordineeritud selle külge ja siit siis edasi on kõik need, ja selle täitmiseks on siis nende küsimuste vastuste jaoks, mida otsitakse seal väljas, on siis eraldi vorm tehtud, et see võimalikult kiire oleks see täitmine. Ja see info siis eksporditakse kiirelt nagu edasi teistesse tarkvaradesse, kus siis juba see detailsem projekteerimine käib. Aga see projekti baas, kuna see jällegi võtab kogu see projekti tegemine võib-olla pool aastat või aasta, see projekti nagu hing või keha elab selles Tor-failis, mis tegelikult mitte kuhugi pärast ei jõua, aga kliendiga arutades, kus, mida, miks, siis on kogu asja arutelu aluseks on see väljas tehtud või kaardistatud andmebaas. Natuke sarnane siis dendroloogilised uuringud. Need geodeed on siis ära teinud korrektse geodeetilise alusplaani üksikpuudega mõõdistuses ja siis on imporditud Arkisse, kuhu on siis iga puu, või kuhu on siis atribuutandmete tabelid külge pandud ja Fieldmapsis siis täidetakse see iga puu info, mis selle kohta on vaja anda. Julgeks öelda, et väljas ei lähe kiiremini. Enam-vähem sama ajaga võib arvestada. Küll siis tuleb see võit, tuleb selles andmetöötluses jällegi. Et nii kui tegelikult see väljas on ära täidetud, andmebaas juba uueneb ja tegelikult projekteerija saab seda juba kasutada, või siis pärast vormistamisel, on oluliselt kordades see kiiruse vahe. Et mis kogu selle Fieldmapsi tohutu pluss on see, et see töötab ka offline'is. Eestis on sidefirmad küll väidavad, et meil on igal pool levi. Meil ei ole sellistes metsades, rabades, soodes kohe kindlasti levi. Mitte mingisugust levi. Ja siis on väga oluline, et kõik see asi töötaks offline'is, minnes levipiirkonda, siis ta sünkroniseerib selle andmebaasi ära ja meil ei ole tekkinud kordagi probleemi, et mingisugune hulk andmeid oleks kaduma läinud. Nüüd siis projekteerimistöödel, siis pinnamudelite töötluses vee teemadega, sademevee, pinnaveega, siis kasutades lidarit loome siis kõrgusmuutude kaardi, millest omakorda valgalad, millest omakorda siis voolujooned on võimalik analüüsida erinevate alade siis kokkuvoolu, sealt omakorda arvutada voolu hulkasid vastavalt siis pinnakattele ja nii edasi. Et siin on tegemist niisugune mõni kilomeeter korda mõni kilomeeter alaga, aga saab minna vastupidi oluliselt veel suuremaks või siis väiksemaks. Nüüd ettevõtte siseses kasutuses, et kuna me 90. aastast tegutseme, siis ka enda sees on arhiiv paisunud üpriski mahukaks ja arhiivi eeliseid tuleb ära kasutada, et kui me teeme ühele samale kohale 4. korda mingisugust tööd 30. aastal, siis tasub üles leida see töö, mis on sinna ka varem tehtud. Et siis kogu arhiiv on täna siis
koordineeritud ja võimalik siis ettevõtte seest lihtsasti leida aastaid tagasi tehtud töö selles samas asukohas. See on kasulik nii siis pakkumiste tegemisel, vaadates, et kas sinna kõrvale on midagi tehtud, kui on geoloogiline uuring sinna kõrvale juba tehtud ja see tehti sinna 20 aastat tagasi, siis see geoloog on ikka sama. Ja ka töö konkreetsel tegemisel on väga hea vaadata, kui konkreetselt kõrval midagi oli, et siin neid täppe tegelikult on üle 3000, et neid ei paista siit välja, aga see on puhtalt siis enda tööde andmebaas. Ja sellega aitäh!